Hääletustulemus oli napp ülekaal, täpselt nii napp, kui on Riigikogus koalitsioonierakondade ülekaal. Reformierakond ja Eesti 200 toetasid võõrriikide vange meie vanglas. Eesti kuritegevusega võitlemise poliitika on nii efektiivne olnud, siis meie vanglad on pooltühjad. Ja kuna Rootsi oma enda hinnangu põhiselt on läbi kukkunud oma kriminaalhoolduse poliitikaga, siis neil ei ole jälle ruumi vangide kuhugi paigutamiseks. Nii et me leidsime selles ühiste huvide kokkupuutepunkti. Opositsioon on välisvangide toomise vastu. Pole läbimõeldud mõju Eesti ühiskonnale. Praeguseks on mitmed justiitsorganisatsioonide juhid, riiklike ametite juhid, viimasena politsei piirivalve juht, Päästeameti juht teatanud, et selle lepingu mõju siseturvalisuse sfäärile võib olla laastav. Lukas viitab politsei- ja piirivalveameti ning Päästeameti juhi kriitikale, et Rootsi vangid Eestisse toomiseks pakutavad vanglatöötajate palgad on kõrgemad kui politseinikel ja päästjatel. Nad kardavad, et see raskendab politseinike ja päästjate värvamist ja võib panna senised töötajad lahkuma. Eesti 200 esindaja politsei ja päästjate muret ei usu. See number, mida sinna vanglasse vaja on, see ei ole nii suur, et tõenäoliselt meil mingi probleem tekiks ja kedagi seal ei meelitata otselt. Ja ma olen ka kuulnud meie Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri Rait Kuuse käest, et neid avaldusi on tulnud, aga minu teada neid endisi või praeguseid politseisid seal oli väga-väga vähe. Sotsiaaldemokraadid meenutavad, et lisaks politseinike temaatikale on küsimus ka arstides ja kohtunikes. See ei tähenda, et Rootsi võib-olla maksab selle eest, aga meie arstid on need, kes tervishoiuteenust osutavad ja ka meie ruume kasutatakse selleks. Ja kolmandaks, mis on ka väga oluline, on see, et meil pole piisavalt kohtunikke, prokuröre täna juba. EKRE hääletas samuti vastu. Me oleme kogu aeg olnud nii, nagu me oleme ka immigratsioonile vastu seisnud, siis põhimõtteliselt ikkagi praegu me lahendame siin Eesti rahva arvelt, Eesti rahva tuleviku arvelt, meie julgeoleku arvelt, meie turvalisuse arvelt. Me lahendame siin praegu Rootsi riigi valesid immigratsioonipoliitilisi otsuseid. Peeter Ernits Keskerakonnast nentis, et kui võim vahetub, siis vangide leping on üks neist asjadest, mis kindlasti tühistatakse. Üks on nende külalisvangide, teine on automaks, mis siin kehtestati, nüüd kolmas, mida nüüd üritatakse läbi rammida nii-öelda kliimakindla majanduse nime all, tühistame nad ja lõpetame. Ka rootslastele me oleme öelnud selgelt. Valitsuse kinnitusel Rootsi vangid siin vabadusse ei saa, siin sidemeid luua ei saa ja kõik kulud kaetakse Rootsi poolt nii palju, et tegu on Eestile kasuliku lepinguga. Samuti on väidetud valitsusest, et vangide leping on osa avalikustamata julgeoleku kokkulepetest.